Kas sa teadsid, et me oleme välja pumpanud miljoneid barreleid naftat? Keegi ei tea seda. Kas tead, kes seda ei tea? Iraan siiani. Ühel õhtul viisime välja 22 laeva hilja öösel, ilma tuledeta. Paanika algab Hormuzi väinas pärast seda, kui Donald Trump avalikustas sel neljapäeval 11. juunil 2026, et Ameerika Ühendriigid viisid läbi salajase operatsiooni, et saata kaubalaevu ja naftatankereid läbi ühe maailma kõige tundlikuma merekitsuse. See avaldus mõjus nagu pomm, sest Trump väitis, et üle 100 miljoni naftabarreli ja rohkem kui 200 laeva läbisid väina sõjalise toetusega. Ameeriklaste toel, samal ajal kui Iraan üritas endiselt jätta muljet, et nemad kontrollivad seda mereteed. Ta ütles ka, et ühes operatsioonis läbis 22 laeva öösel. Tuled kustus pärast seda, kui Iraani radarid olid rivist välja löödud. Just siin muutub kriis tõsisemaks. Energeetikaministeerium tunnistas osa liikumisest läbi väina, sest tegelikult Iraan sattus paanikasse. Ja kuidas see salajane operatsioon muutus jõhkraks sõjaliseks surveks diktatuuri vastu? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trump pani Hormuzi väina Iraaniga peetava närvisõja keskmesse. Reuters andmetel ütles ta 10. juunil, et Ameerika Ühendriigid ründavad Iraani väga jõuliselt, kui rahulepet ei saavutata. Ja ta väitis, et Ameerika sõjaväelased saatsid välja laevu, mille pardal oli üle 100 miljoni naftabarreli. Trump ise seostas seda operatsiooni nafta hinnaga, öeldes, et see aitas hoida barreli hinda $85–90 vahemikus, selle asemel, et see oleks tõusnud $250. Kõige plahvatuslikum avaldus tuli siis, kui Trump kirjeldas 22 laeva öist operatsiooni. Ta ütles, et laevad liikusid ilma tuledeta, sest Iraani radarid olid rivist välja löödud. ABC News märkis, et Trump rääkis miljonitest tünnidest, mis ületasid väina, ja avaldas hiljem oma sotsiaalmeedias, et üle 100 miljoni tünni ja üle 200 kaubalaeva läbisid seda marsruuti. Ameerika Ühendriikide keskväejuhatus kinnitas samuti, et Hormuzi väina lähedal toimusid rünnakud Iraani rajatiste vastu. Ametlikus avalduses teatas CENTCOM, 9. juunil viisid Ameerika väed läbi enesekaitserünnakud Iraani õhutõrje, maapealsete juhtimispunktide ja seireradarite vastu. Pärast Ameerika Ühendriikide armee Apache helikopteri allatulistamist. See kinnitus annab sõjalisele aspektile loo raamistiku. Trump ei rääkinud ainult naftast. Washington oli rünnanud rajatisi, mis võimaldasid Iraanil jälgida ja survestada piirkondlikku laevaliiklust. Kuna radar, õhutõrje ja maapealne juhtimine said pihta, omandas Ameerika operatsioon hoiatava sõnumi ilme. Iraan võib ähvardada, kuid ei kontrolli üksi läbipääsu, mille kaudu maailma jaoks vajalik nafta peab liikuma. Diplomatia satui samasse suve paketi. Axios teatas, et Katari vahendajad püüdsid taaselustada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel, sealhulgas Katari diplomaadid Teheranis. Samal ajal ütles Trump, et Iraan võtab ettepanekule vastamiseks liiga kaua aega ja ta ei välista uusi rünnakuid. Katar tegutseb kulisside taga, püüdes päästa läbirääkimisi ajal, mil sõjaline olukord pingestub. Just siis satub Iraan surve alla. Kui nad nõustuvad kokkuleppega, näib see tagalemisena pärast seda, kui Trump avalikustab operatsiooni ja esitab pretensioone. Kui nad keelduvad, annab see võimaluse suurendada sõjalist ja majanduslikku survet. Piirkondlike allikate poolt mainitud eelnõu vajas veel poliitilist heakskiitu, kuid juba ainuüksi läbirääkimiste olemasolu näitas, et Teheran ei pidanud läbirääkimisi mugavusest, vaid vajadusest. Turg mõistis riski suurust, sest globaalsed varud olid juba surve all. Reuters teatas, tuginedes USA energiateabe administratsioonile, et suurimate majanduste naftavarud olid jõudmas madalaimale tasemele alates 2003 aastast. Ameerika agentuur prognoosis, et varud langevad detsembriks veidi alla 2,3 miljardi barreli, kuna Iraani sõda põhjustas kaotusi ja Hormuzi väinas oli raske liiklust normaliseerida. Sama hinnang ütles, et varude vähenemine loob aluse kõrgemateks hindadeks. See ongi põhjus, mis seletab Trumpi kiiret tegutsemist. Salahane operatsioon ei olnud ainult sõjaline manööver. See oli katse takistada Iraanil muuta nafta relvaks perekondade, ettevõtete, transpordi ja inflatsiooni vastu. Valge Maja pöördus samuti strateegiliste reservide poole, et leevendada olukorda.
Reuters teatas, et energeetikaministeerium pakkus energiaettevõtetele kuni 40 miljoni barreli ulatuses laenu strateegilisest naftareservist. See on osa suuremast vabastamislepingust, mis hõlmab 172 miljonit barrelit. Selleks hetkeks oli umbes 133 miljonit barrelit juba välja laenatud. See meede oli osa koordineeritud pingutusest koos umbes 30 rahvusvahelise energiaagentuuri liikmega, kes olid nõustunud vabastama umbes 400 miljonit barrelit ülemaailmsetest reservidest. Pärast sõja algust Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja Iraani vahel 28. veebruaril tegutses Trump kahel rindel. Avas Hormuzi väina sõjalise jõuga ja hoidis turgu strateegiliste naftareservidega. Võrdlus Venezuelaga tuli jutuks, sest Ameerika Ühendriigid olid juba varem kasutanud naftat survevahendina. Venezuela puhul kavatses Trumpi administratsioon rafineerida ja müüa kuni 50 miljonit barrelit sanktsioonide all hoitud naftat. Samal ajal, kui nad püüdsid ümber suunata varusid, mis olid varem mõeldud selleks hetkeks. See kogemus aitab mõista, miks Iraani juhtum hirmutas nii turge kui ka vastaseid. Kui Ameerika Ühendriigid suudavad naftavooge konfiskeerida, ümber suunata, saata või tingimusi seada, ei ole sõda enam ainult sõjaline, vaid muutub ka logistiliseks. Kes kontrollib marsruuti, kontrollib osa hinnast. Kes kontrollib hinda, vähendab vaenlase väljapressimisvõimet. Ja kes vähendab vaenlase väljapressimist, jõuab läbirääkimiste laua taha tugevamana. Iraan üritas reageerida rakettide, kõnede ja raketiohuga, kuid Trumpi paljastus pani Teherani raskesse olukorda. Hormuzi operatsioon näitas, et Ameerika Ühendriigid olid valmis tegutsema enne, kui nad teatasid, sillutama teed enne läbirääkimisi ja avalikustama fakti alles siis, kui eelis oli juba saavutatud. Isegi kui täpsete numbrite osas on kahtlusi, ei kao uudise tuum kuhugi. Ameerika sõjaline toetus naftavoolule oli olemas. Iraani rajatisi rünnati väina lähedal. Püüti hoida naftabarreli hinda ning Washingtonis reageerisid vastased kohe, sest teema puudutab sõda, inflatsiooni ja 2026 aasta parlamendivalimisi. Kriis jätkub korraga 3 rindel. Merel otsivad laevad endiselt turvalisi marsruute Hormuzi väinas. Sõjalisel rindel vahetavad Ameerika Ühendriigid ja Iraan endiselt jõudemonstratsioone. Diplomatia vallas püüab Katar hoida elus läbirääkimisi, mis võivad sundida Teherani järele andma, just pärast seda, kui Trump paljastas salajase operatsiooni, mis murdis Iraani surve naftale. Mina olen Milson Alvese, Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.